Eakat on 2025. Vau! Tegelikult on see väga äge, mida me siin 2 päeva jooksul nägime. Eile hommikul, kui ma siia tulin, siis oli selline tunne, et Pärnus on rahvaste liikumine toimumas siia Hackatoni poole ja võib-olla see on kõige esimene üllatus, et tõesti üle 200 inimese oli siia kogunenud. Inimkesksuse üks põhiline alustala on see, et me loome neid teenuseid ja süsteeme koos inimestega, kes neid vajavad. Ja see ongi selle Hackatoni võib-olla kõige suurem väärtus olnud, et päriselt inimesed, kellel on probleemid ja mured, on ise kaasatud siia laua taha neid lahendusi välja mõtlema, et ainult nii me saame tegelikult selle tervise- ja hoolekandesüsteemi ka inimkeskseks, kui me kasutame selliseid koosloomeviise ja eakaid päriselt kaasame. Nii et suur aitäh korraldajatele, et selline ettevõtmine võiks teed näidata ka teistele sarnastele. Minu jaoks on väga tore üritus, hästi korraldatud. Mulle meeldib juba eilne siia tulek, kus meid võeti vastu, tutvustati, kuidas asi kõik käib ja tekkis korraks kahtlus, et äkki me oleme vanemaealised ja sellepärast peab meile nämmutama, kus uks ja kus WC ja muu asi, aga tegelikult ma mõtlen, et selline üritus ükskõik, kas ta on 15-aastastele, 60-aastastele või 75-aastastele peabki niimoodi välja nägema, nagu see täna on korraldatud. Eakate Hackaton andis mulle väga ägeda koostöövõimaluse erinevate vanusesihtrühmadega, nii nooremate kui ka vanematega ja lisaks andis mulle veel väga ägedaid ideide genereerimisi ja väga laheda lõpuks ideelahenduse tänu mentoritele.